Tere hommikust kõikidele. Nii-öelda selline suurem ametlik algus on poole suure lauluga ja ametlik algus on meil 10:30, aga meil on ju ettevõtlusprogramm ja meil on pitchimised ja esimene ring pitchimisi algab nüüd kohe. Nii, ma vaatan korra. Siiri, minu partnerin Green, mitte partnerin Crime, on ka kohal, on ja. Noh, teeme seda jälle, eks ju, seda konverentsi. Tere hommikust kõikidele. Ja kas võime pihta hakata, eks ju, pitchimisega? Mis see loogika siis on? Et tegemist on meie programmi kas beebidega või vähemalt meie programmiga seotud lastega. Kõikidel, kes esinevad, on aega 5 minutit ja nii ongi. Me ei anna siin sellist nagu tagasisidet, ainult aplaus näitab seda, kui väga meile see idee arendus meeldib. Ja suure aplausiga palun kutsume lavale esimese esineja Harmoonia Tuba. Tere, mina olen Triin Parktal, esindan pigem personaalbrändi Triin Parktal ja ma olen mitme kirjaga ettevõtja. Ühte kirge te juba kuulsite. Nimelt ma mängisin harfi. See on minu üks kirg, harfi helidega meeleolu loomine, tseremooniate õnnistamine ja selle õpetamine samamoodi, nii et õpetan nii lapsi kui täiskasvanuid. Aga minu teine kirg on seotud lõhnameelega. Nimelt ma toon Eestisse brändi nimega doTERRA, mis on tõlkes maakingitus, mis toodab puhtaid eeterlikke õlisid. Ja minu kirg ja missioon on õpetada inimesi, eriti naisi, taas kasutama looduse väge iseenda tervise, enda heaolu jaoks ja enda perekonna jaoks. Nii et ma korraldan siis erinevaid töötubasid ja koolitusi, kus ma siis õpetan neid kasutama nii oma füüsilise tervise jaoks kui emotsionaalseks toetuseks ja samal ajal ka enese arengu jaoks. Ja kuna meie valitsuses on pigem see alternatiivmeditsiin või taimeravi on pigem selline ebateadus, siis mina teen oma koolitusi pigem niimoodi vaikselt, suust suhu, inimeselt inimesele, naiselt naisele, vaikselt puudutame üksteist ja ma teen selliseid mõnusaid pisikesi koosolemisi, vahepeal ka online koolitusi. Nii et kui teid kõnetab, tahaksite teha minuga lõhnavate eeterlike õlidega näojoogat või sellist parfüümi, mis on täiesti mürgivaba, kus ei ole mitte ühtegi mürki, mis ei mürgita ei sind ega ka ümberringi, kes on ka keskkonda, siis otsige mind ülesse. Või kui tahate kasutada koduapteeki, mis on ka mürgivaba, mis on kasutate taimede väge, meie maa enda ande, siis tulge minu kursustele ja saab tellida mind ka ettevõtetesse, et sa ei pea tulema minu valmiskursusele, vaid kui miski kõnetab, tahad teha oma ettevõttele jõulupeoks näiteks parfüümitöötuba, siis tulen. Võtan harfi kaasa ja lõhnad kaasa ja tulen ja helisen ja lõhnan. Aitäh! Suur aitäh ja liigume edasi. Ja järgmisena palun lavale roheoskused ja suur aplaus. Nii, tere, väga tore teid näha siin. Mina olen Anna Traksma, haridus- ja noorte. Ja räägin täna teile meie programmist. Olen roheoskuste programmi juht ja roheoskustest, mis varsti on peagi sama elementaarne nagu arvuti kasutamine.
mis on roheoskuste programm? See on Haridus- ja Noorteameti poolt ellu viidud programm koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning rahastatakse Euroopa Liidu poolt taaste- ja vastupidavusrahastu raames ning programmi eesmärk on toetada Eesti ettevõtete töötajad roheoskuste arendamiseks. Selleks moodustati 9 valdkondlikke töörühma ehk konsortsiumi, mille koosseisu kuuluvad Eesti ülikoolid, kutseõppeasutused ja erialaliidud. Ning programmi raames defineeritakse roheoskusi, arendatakse õppekavasid ja õppematerjale ning pakutakse tasuta täiendkoolitusi. Mis on roheoskused? Roheoskused on hoiakud, teadmised ja oskused, mis on vaja, et toetada ressursi kestlikke kasutamine, keskkonnamõju vähendamine ja siis toetada ka kestlikke lahendusi. Meie kodulehel roheoskus.ee saaksite te leida valdkondlikke roheoskuste täiendkoolitusi ja miks peaks tulema roheoskuste koolitustele. Põhjused on mitu ja nad on praktilised. Näiteks esiteks roheoskuste koolitused on ettevõtete töötajatele tasuta kuni järgmise aasta maikuuni. Siis need koolitusi pakutakse üle Eesti pea kõikides kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes ning nad on peaaegu igas valdkonnas, näiteks ehitus, keemiatööstus, põllundus, transport, logistika ja paljud teistes valdkondades leidavad ja igaüks leiab sobiliku koolituse endale. Siin on mõned näited algavatest koolitustest, näiteks ringdisain, rohemuutuste juhtimine, jätkusuutlikud ja rohelised tehnoloogiad. Ja siis, mis siis ikka, ärge oodake homset, tulge täna roheoskuse lehele, valige endale sobiliku kursus, registreerige ja küsimuste korral ma olen täna siin, et tulge ja suhtleme. Aitäh! Suur aitäh ja järgmisena palun lavale Lean Design. Ja tere, meie oleme siis Lean Designist ja tegeleme jätkusuutliku maailmavaatega. Oih, nii kiiresti läks edasi. Okei. Kas saab korraks panna algusesse tagasi? Meil läks algus kaduma. Ehk meie moto on, me teeme teistmoodi ja mida me teeme teistmoodi on innovaatiline tehnoloogia mööbli väljundina. Ja optimeerime raiskamist. See on kogu asja idee, et me tahame kesklikult ja roheliselt teha võimalikult teistmoodi, aga väga head asja. Miks? Väga palju on sellist materjali, mis läheb kaduma. Suurtootmistel on väga palju tootmise alguse ja lõppe, mis on kvaliteetne materjal ja see läheb kõik lihtsalt täna äraviskamisse. Me kogume selle materjali kokku ja me teeme sellest materjalist visuaalselt väga sarnaseid tooteid, nagu teil igalühel kodus on, aga sisult on see toode teistmoodi. Meie disainer Eneli, kes on ka minuga siin praegu pitchingul, räägib teile pärast nendest toodetest ka täpsemalt. Aga jah, me väärindame juba olemasolevat materjali ja meie toodete loomiseks ei ole midagi vaja juurde toota. See on kogu selle asja idee. Ja käsitööna, muidugi me võtame suurtootmistelt materjalid, aga käsitööna sünnivad siis need uued lahendused. Ja Lean Designi kvaliteetsed ja funktsionaalsed, ergonoomilised, tulge pärast istuge meie tooli peal, see on pehme, see on mõnus, see on täpselt selline, kuhu tahaks ennast kerra tõmmata. Ja siin nüüd väike ülevaade meie toodetest ja Eneli lisab ise mõned märkmed juurde. Tere ka minu poolt.
ma olen olnud 25 aastat mööbli valdkonnas ja nähes, kui palju nende materjalidega, siis tegin endale sellise väljundi, et kuidas on võimalik toota toodet teistmoodi, et mitte ütleme nii, et kui me katte alla vaatame, siis me tegelikult ei pea sinna panema tohutult palju vineeri, puitu ja kõike muud sinna, et on võimalik teha ka teistmoodi, lahendades siis nagu kartongi ja puidu põhimõttel seda tooli. Ja selleks on natuke nutikust vaja, et toode oleks täpselt sama tugev kui vineer, aga istumise ja pehmuse arvelt kokkuhoitud ei ole, et seal on siis nagu kihilt kasutatud kartongi, pocketvedru ja porolani peal, nii et igati usaldusväärne toode. Ja sellest esimesest väikesest poolümarast tootest sai siis meie nii-öelda perekond alguse ja nüüd siis oleme jõudnud välja sellise suure õppepesani, mis siis nagu järgmine nädal siis launch itakse Impact Day'l, kus me oleme siis nagu uue tootega väljas. Et seda ma hetke veel kodus ehitan. Aga samamoodi, et ikkagi paneme rõhku teistele materjalidele ja näitame, et kui me hoiame kokku teiste ressurssi, et me ei osta materjali nii palju uut juurde, siis me saame hoopis kasulikumalt tooteid teha. Ja siin on meie hea näide Rae vallas. Märtsikuust on tooted koolis istumiseks. Lapsed on mega õnnalikud lesutades ja nautides oma sellist pehmet elu ja koolipere on väga õnnelikud selle üle, et lastel on lõpuks oma enda sellised istumise ja pehmed pesakohad, et kus nad nagu kogunevad ja neil tekib hoopis teistmoodi selline olemise koht, et see teeb meile rõõmu, et me saame just pakkuda teistmoodi koolis viibimise sellist nagu konteksti. Et järgmine boks on siis nagu see silent box, mis peaks andma siis nagu veel seda ruumi, et kes tahab peita ennast sinna ja kes tahab nii-öelda suhelda sellisel pehmel toolil. Et nüüd on küsimus, et kuidas seda rohetoodet väga entusiastlikult müüa ja nagu usaldusväärsust tõsta, et iga disaineri unistus teha midagi teistmoodi, tegin oma unistuse teoks ja siin täna saate proovida istuda. Aitäh! Suur aitäh! Järgmisena palun lavale on Enigma Äri. Ja aplaus, julgustame! Tere, mina olen Aira Meos ja mina tegelen Jaapani Sogan näomassaažiga. See on selline tehnika, mis modelleerib nägu ja ta on lõtvunud naha, turgutab üles lümfi ja vereringele väga hea. Nii et kui tunned, et hakkab kuskilt natukene ära vajuma, siis tegelikult see on nagu näolihaste trenn. Ta on keskmiselt tugevam ja kui keha vajab trenni, siis vaatate, et peaks trenni minema. Aga kui nägu hakkab ära vajuma, kas te siis trenni lähete? Nii et jaapanlased näevadki väga ilusad ju välja, kõrgema eani, nii et see on juba iidne tehnika. Alustati seda pulmaeelselt, et noor pruut näeks alati hea välja. No mitte noor, aga üleüldse pruut. Et Eestis õpetatakse Jaapani näomassaaži ja tegijaid on küll praegu veel üsna vähe, aga mina ise tegutsen Viimsis. Saab tulla minu juurde sinna Panaja ja samamoodi teen töötubasid, kus õpetan tegema ise igapäevaselt, kuidas inimene saaks mõned tehnikad, et oma nägu turgutada, et väga hea on käia massaažis,
aga kui tihti sa seal käid, et ta toetab lihast, aga see lihas vajub uuesti ära, et hea on igapäevaselt natukene anda ise juurde. Nii et 80. või 100 aastani särava jumega ja särava näoga tahate? Täna ma olen siin, teen 15 minutit, et muidu ütleme, et tund aega protseduur on siis kaelale ja näol siit dekolteele ja kätele ka, aga siin 15 minutit, siis ma keskendun näole, kellel on soovi, siis seal saalis tuleb minu juurde ja teeme näole ka. Saate tunda ja proovida. Samamoodi on võimalik saada kupong, et kes siis täna siin on, et saate esimese protseduuri -20%, kui te minu juurde tulete, et tunnetada ära. Et jumestuskreemi võtan küll täna ka siin maha, et kes julgeb ilma jumestuskreemita olla, aga ta paneb vereringe niimoodi tööle, et see loomulik ilu lööb näost särama. Aitäh! Aitäh! Järgmisena palun lavale Natura Linda ja aplaus! No nii, ma mõtlesin alustada natuke teistmoodi, aga nüüd ma saan aru, et me oleme juba ilu teemadele liikunud, nii et siis minu esimene küsimus oleks olnud, et mis te arvate, kas on võimalik ilu, heaolu ja tervisetooteid ja teenuseid pakkuda roheliselt ja looduslikult, aga ma saan aru, ma olen selle küsimusega natukene hiljaks jäänud juba. Mina olen Kaia Kaire ja mina esindan siin täna tegelikult lausa 2 brändi. Ma arvan, et see võib ka jääda niimoodi parasjagu väikseks, sest rohkem mul pilte ei olegi. Ja mis need siis on? Natura Linda on siis kodumaised, käsitööna tehtud, peamiselt ravimtaimedest, tervise ja heaolu tooted. Ja heaolu ja põliste tarkuste kool on siis see kool, kus me juba 10 aastat teeme igasugu temaatilisi koolitusi. Ja need 2 teemat, need 2 kaubamärki, need 2 firmat olen ma asutanud tegelikult põhinedes 4 Gaia hariduse põhimõttele. Gaia G-ga, mitte Gaia nagu mina, eks ju, et see on siis kreekakeelne maaema. Kas te teate, mis need 4 põhimõtet on? Need on tasakaal keskkonnas ja tasakaal majanduses ja see on ka see põhjus, miks enamus ilmselt me siin kõik täna oleme. Aga sinna juurde kuulub veel selline asi nagu tasakaal sotsiaalses suhtluses ehk siis see, kuidas me omavahel läbi saame ja ka selline maailmavaade ehk siis austus kõige elava vastu ja loomulikult siis ka planeedi maa vastu. Ja kui see tundub jube teoreetiline, siis võib-olla praktiliselt ma olen noppinud seal välja 2 asja. Ja kuna ma selle rohemaailmaga olen tõesti väga-väga kaua kokku puutunud, siis mulle väga meeldib selline, võib-olla paljudele ka teada Schumacheri Small is Beautiful ja minu arvates üks asi, mis teeb rohelisest rohelise, on see, et see on väike. Et sa kontrollid oma tarneahelat, sa kontrollid oma toorainet ja sa tead täpselt, kust mingid asjad tulevad. Ja ma võtsin siit kaasa eile õhtul villitud ühe naiste tinktuuri hormoonium ja ma võin päris täpselt ütelda, kus kohast on iga viimane kui aasristikunutt või salvei leht korjatud 2 meetri täpsusega. Nii et see on nagu väga selgelt on kogu see tooraine liikumine ka teada. Teine asi, ma arvan, mis on väga oluline, on isikustatus. Ehk siis jällegi sa tead, kust need asjad tulevad, sa tead, kuidas see inimene teeb neid asju, sa tead, kui palju on seal hinge või südant sees. Et samamoodi, kui on oluline ju vahest, et me teame, kust tuleb meie kleit või ehted või hommikune näokreem, siis ma arvan, et on see kõikide asjade puhul sama tähtis. Ja oma koolituste osas ma võtsin kaasa siit mõned flaierid. Meil on algamas
öko- ja looduskosmeetika ka pikem programm. Ja vähemalt 2 meie programmi õpetajat on ka siin, et Margit, kes täna ka pärastlõunal räägib, ja Helen. Et meil on kokku 15 õpetajat seal. Ja see on samamoodi väga isikustatud ju õppimine, sest ma tunnen kõiki neid õpetajaid ja see ongi natukene selline omamoodi kogukond. Ja ma lõpetuseks tegelikult ei tahakski muud ütelda kui seesama, et small is beautiful. Hoidkem seda väikest tootmist ja see saab olla päriselt roheline. Ma olen täna seal olemas oma toodetega, saate tulla küsima, ostma tooteid, uurima koolituste kohta, aga üldse sellise roheettevõtluse kohta samamoodi. Aitäh! Järgmisena palun lavale Wildlife Dreams ja aplaus julgustamiseks. Tere, mina olen Liina. I'm Elaine. Et täna ma olen sellises olukorras, et ma tutvustan äri, kus ma ise olen hetkel vabatahtlik. Ehk siis Elaine'i äri, kuna Elaine veel väga hästi eesti keelt ei oska, siis ma võtan selle ette. Ühesõnaga, Elaine ja Phil, tema partner, nemad on asutanud Eestis sellise ettevõtte nagu Wildlife Dreams. Nad on pärit mõlemad Ühendkuningriigist, nad on elanud kohati Saksamaal, natukene ka Lõuna-Aafrika Vabariigis. Ja siis, kui nad 3 aasta eest küpses eas kohtusid, siis nad tegid mitmed julged lükked. Muuhulgas otsustasid Ühendkuningriigi selja taha jätta ja alustada äri. Ja nad valisid põhimõtteliselt Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Eesti vahel. Lõuna-Aafrika Vabariigis nad oleksid teinud safarit, nagu me kõik teame, aga seal on mõned aspektid, mis väga hästi ei soodusta äri tegemist. Et kui sa tahad hakata seal äri tegema, siis 51% sinu ettevõttest peab seal kuuluma kohalikule mustanahalisele kodanikule, mis muidugi on natukene keeruline, et sa annad kontrolli oma ettevõtte üle ära. Ja samuti, kui seal näiteks osta kinnisvara ja sa tahad seda maha müüa, et ütleme, ei sobi seal riigis see äri tegemine, tahad lahkuda, see on väga keeruline, sest nad ei taha lasta raha riigist üldse välja. Ja sinna juurde väike poliitiline ebastabiilsus ja nad tulid Eestisse hoolimata sellest, et meil siin riigisiseselt on kõik stabiilne, aga võib-olla teisel pool piiri ei ole, aga nemad saavad sellega kenasti hakkama ja on siis nüüd Eestis. Ja see põdrapilt seal üleval on sellepärast lisaks siis Lõuna-Aafrika Vabariigi lipule, et kui ma küsisin Elaine'i käest, et mis talle Eestit sümboliseeris, siis ta ütleski põder või karu. Nii, nüüd võib liikuda edasi. Ja Ühendkuningriigis on, miks nad selle kasuks ei otsustanud, on see, et seal on kõik juba väga kallis, maa on väga kallis, liike, keda presenteerida turistidele, kes tahaksid tulla neid vaatama, pildistama on suhteliselt vähe ja seal pidem käivad sellised taasasustamiskampaaniad. Ja seal üleval on näide, nüüd see on küll Hispaania näide Iberia Ilves, mis õnnestus edukalt taasasustada ja see on rakendatud juba ka hästi tugevalt turismi ärivankri ette, heas mõttes. Ja seal all on merikotkas, mida ka tahetakse järjest rohkem taasasustada Walesi piirkonnas, just kust Elaine ka pärit on. Ja näiteks üks selline näide konkreetne, et Šotimaa kandis on selline saar nagu Mull, mis on umbes 1/3 Saaremaast ja puhtalt selle merikotka peale üles ehitatud äriga nad teenivad umbes 9 miljonit eurot aastas. Nii pluss miinus. Ja Maailmapanga hinnangul loodusturismi, just sellise nagu loodusvaatlusturismi maht on umbes 230 miljardit aastas ja see on selline kasvav trend. Näiteks British Columbia Kanadas on lõpetanud huntide ja karude jahtimise, sest elavate loomadega teenib rohkem, ehk siis elava looduse müümisega teenib rohkem. Samas kui Eesti teenis eelmisel aastal põtrade küttimise ja lihamüügiga 100 000 eurot ainult. Siis veel sellest loodusvaatlust varjest, mille nad on avanud, lõpus tuleb ka varjepilt, et seal
kohati näeb nagu selliseid liike, keda me igapäevaselt ei näe ja kes võiksid isegi olla huvitavad meile endile, aga kohati näeb seal ka täiesti tavalisi liike. Kes siin pildi peal on? See on üks liik, kes pidevalt istub teede ääres. Hiireviu ja täiesti tavaline hiireviu, aga kõik, kes on üritanud teda pildistada, teavad, nii kui sa autoga peatud, temast kas 100 meetri kaugusel ta on juba läinud. Aga varjes näiteks saab temast isegi portreepilti teha ja isegi selline algaja hobifotograaf nagu mina olen kobistanud ära sellised pildid ja seal tekib selline situatsioon, mille kohta loodusfotograafid ütlevad, et isegi ahv teeb ilusa pildi. Ehk sul on nagu võimatu mitte teha ilusat pilti, kui selline modell sulle sinna tuleb. Ja siin on siis ka merikotkas, pasknäär ja halbjäärähn. Ja rähnid on üleüldse näiteks sellised liigid, kes on välisturistidele väga huvitavad. Ma veetsin just 2 päeva seal koos Philly, Elaine'i ja ühtede inglastega ja nad rõõmustasid väga valge selg ja halbjäärähni üle. Ja muidugi neil käivad seal ka rebased, kährikud ja mägrad. Ja nad on ainuke varje Euroopas, kus saab kährikust teha nagu peegeldusega pilti, sest neil on sinna tekitatud ka tiigid. Ja selline näeb see siis välja, see varje neil. Neid tuleb ka juurde ja nad on hetkel siis saanud seal kirja 55 linnuliiki, 11 imetajaliiki, koduleht on wildlifedreams.com ja võib-olla järgmine kord, kui ma ettekannet teen, siis ma panen enda info ka siia peale, sest ma enda maale tahan ka ühe varje tekitada koos nendega. Aitäh! Aitäh, thank you. Nii, kallid sõbrad, see oli meie esimene pitchingute ring. Järgmine pitchingute ring on siin saalis kell 1.